elas kord mees, kellel olid uhked majad linnas ja maal. Serviisid kullast ja hõbedast, tikanditega mööbel ja üleni kuldsed tõllad. Õnnetuseks oli aga mehel sinine habe. See tegi ta nii koledaks ja kohutavaks, et kõik naised ja neiud ta eest pakku jooksid. Ühel naabri emandal, kõrgest soost proual, oli 2 imekaunist tütart. Mees palus ühe tütre endale naiseks, jättes emanda otsustada, kumma ta temale anda tahab. Aga ei üks ega teine piiga tahtnud teda ja nad püüdsid vastastikku teineteisele auku pähe rääkida, sest kumbki ei soovinud endale abikaasaks meest, kellel on sinine habe. Mees oli seda eemale tõukavam, et ta oli juba mitme naisega abielus olnud ja keegi ei teadnud, mis neist naistest oli saanud. Et neidudega ligemalt tutvust teha, viis sinihabe nad ühes ema, 3-4 parema sõbranna ja paari naabruses elava noormehega ühte oma maamajja, kuhu jäädi kogu nädalaks. Seal siis muudkui jalutati, käidi jahil ja kalal, tantsiti, pidutseti ja prassiti. Magamisest ei tulnud midagi välja, sest kõik ööd kulusid vempude peale, mida üksteisele mängiti. Lõpuks oli kõik nii kena ja nooremale õele hakkas paistma, et majaisanda habe ei olegi nii sinine ja et ta on päris korralik mees. Kohe, kui linna jõuti, peetigi pulmad. Kuu aja möödudes teatas sinihabe naisele, et ta peab tähtsa äriasja pärast maale sõitma ja et reis kestab vähemasti 6 nädalat. Ta soovitas naisel tema äraolekul hästi lõbutseda, oma parimad sõbrannad külla kutsuda, nad maale viia, kui tahtmist on, ja neid igal pool hästi võõrustada. Need, ütles sinihabe naisele, on 2 suure mööbliruumi võtmed. Sellega saab kuld ja hõbenõude ligi, mida iga päev ei kasutata. See on rahakirstu võti, kus asub mu kuld ja hõbe. See on kalliskivide kastikese oma. Ja see võti teeb lahti kõikide ruumide uksed. See tilluke võti aga avab väikese kambri ukse, mis asub alumise korruse pika koridori lõpus. Tehke kõik lahti, minge igale poole, aga sinna väikesesse kambrisse keelan ma minna. Ma keelan selle nii karmilt ära, et kui te peaksite kambri avama, võite minu vihast kõike oodata. Naine lubas mehe käsud täpi pealt täita. Mees kallistas naist, astus tõlda ja läks reisile. Naabrinaised ja head sõbrannad ei jäänud ootama, kuni neid nooriku juurde oleks kutsutud. Nii kangesti ihkasid nad maja rikkusi näha. Mehe kodus oleku ajal aga ei tihanud nad tulla, sest tema sinine habe hirmutas neid. Nüüd tõttasid nad jooksujalu läbi saalide, tubade ja rõivakambrite, millest üks oli ikka ilusam kui teine. Siis läksid nad üles mööblipanipaikadesse, kus nad ei jõudnud küllalt imetleda, kui rohkesti seal oli uhkeid vaipu, voodeid, diivaneid, laudu, puhvetkappe, ümmargusi lauakesi ja peegleid, kus võis ennast pealaest jalatallani näha ja mille klaasist, hõbedast või kullatud hõbedast raamid olid nii kaunid ja suurepärased,
et keegi ei olnud selliseid varem näinud. Külalised ei jõudnud ära kiita ja kadestada sõbratari õnne. Temale endale aga ei pakkunud nende rikkuste nägemine mingit lõbu, sest kannatamatult tahtis ta minna alumise korruse kambri ust avama. Uudishimu vaevas teda nii väga, et ehk küll on ebaviisakas seltskonnast lahkuda, tormas ta sellise kiirusega salatrepist alla, et pidi 2-3 korral peaaegu kaela murdma. Jõudnud kambri ukse juurde, seisis ta seal ivakese aega mehe keelule mõeldes ja aru pidades, et tal võib halvasti minna, kui ta sõna ei kuula. Aga kiusatus oli nii suur, et ta ei saanud sellest jagu. Ta võttis väikese võtme ja avas värisedes kambri ukse. Esiotsa ei näinud ta midagi, sest aknad olid kinni. Üürikese aja pärast nägi ta, et kambri põrand oli kaetud tardunud verega, millest kumasid vastu mitme seinale riputatud surnud naise kehad. Nende naistega oli Sinihabe abielus olnud ja nad hiljem üksteise järel tapnud. Naine pidi hirmust peaaegu surema ja võtit lukust välja tõmmates kukkus see tal käest. Kui naine oli väheke toibunud, võttis ta võtme maast, keeras ukse lukku ja läks üles oma tuppa, et ennast veidi koguda. Aga erutus oli nii suur, et see ei tahtnud tal kuidagi õnnestuda. Ta märkas, et kambri võti oli verine ja nühkis seda 2 korda, aga veri ei läinud ära. Ei aidanud ei pesemine ega küürimine liiva ja liivakiviga. Veri jäi ikka külge. See oli võluvõti, seda ei saanudki päris puhtaks. Kui ühelt poolt veri läkski ära, tuli see teisele poole tagasi. Veel samal õhtul jõudis Sinihabe koju ja rääkis, et ta oli reisil olles kirja teel sõnumeid saanud. Äriasi, mille pärast ta reisile läks, oli ilma temata ära korraldatud. Naine püüdis mehele kõigest hingest näidata, et ta kangesti rõõmustab mehe äkilise tagasituleku pärast. Teisel päeval küsis mees võtmeid ja naine tõi need, aga ulatas nii väriseva käega, et mees vaevata mõistis, mis oli juhtunud. Aga miks ei ole väikest võtit teiste hulgas, küsis ta. Jätsin selle vist üles lauale, kostis naine. Tooge see otse kohe siia, käskis Sinihabe. Pärast mitmekordset viivitust tuli võti ära tuua. Sinihabe heitis sellele pilgu ja küsis naiselt. Miks on võti verine? Ma ei tea, vastas vaene naine, ise näost kaamem kui koolnu. Teie ei tea, hüüdis Sinihabe. Aga mina tean. Te tahtsite minna väikesesse kambrisse. Olgu, proua, te lähete sinna ja saate endale koha daamide kõrval, keda seal nägite. Naine viskus nuttes ja andestust paludes mehe jalge ette, silma nähtavalt südamest kahetsedes, et oli keelust üle astunud. Ta oli nii kaunis ja veetlev, et kivigi oleks heldinud, aga Sinihabeme süda oli kalgim kui kivi.
Te surette, proua, ja praegu kohe, ütles Sinihabe. Kui ma pean surema, hüüdis naine talle pisar silmil otsa vaadates. Andke mulle siis vähemasti aega Jumalat paluda. Ma annan teile poole veerand tunnist ja mitte hetkegi rohkem. Kui naine oli üksi jäänud, kutsus ta oma õe ja ütles talle. Õde Ann, mine üles torni ja vaata, kas mu vennad ei paista. Nad pidid mulle täna külla tulema. Kui sa peaksid neid nägema, anna neile märku, et nad kiirustaksid. Õde Ann läks üles torni ja vaene õnnetuke hüüdis talle aeg-ajalt. Ann, õde Ann, kas sa ei näe kedagi tulemas? Ja õde Ann kostis vastu. Näen ainult päikest sädelemas ja rohtu haljendamas. Samal ajal Sinihabe hüüdis suur nuga käes. Tule ruttu alla või ma tulen üles. Ainult üks silmapilk veel, vastas naine ja hüüdis tasakesi. Ann, õde Ann, kas sa ei näe kedagi tulemas? Ja õde Ann kostis vastu. Näen ainult päikest sädelemas ja rohtu haljendamas. Tule ometi juba alla või ma tulen üles, hüüdis Sinihabe. Ma tulen, vastas naine ja hüüdis siis. Ann, õde Ann, kas sa ei näe kedagi tulemas? Ma näen, kostis õde Ann vastu, suurt tolmupilve siiapoole tulemas. On need mu vennad? Ei, õde, ma näen lambakarja. Kas sa tuled kord alla, hüüdis Sinihabe. Ainult üks väike silmapilk veel, vastas naine ja hüüdis siis. Ann, õde Ann, kas sa ei näe kedagi tulemas? Ma näen 2 ratsameest siiapoole tulemas, aga nad on veel väga kaugel. Jumal tänatud, hüüdis ta viivu pärast. Need on mu vennad. Ma annan neile kõigest väest märku, et nad kiirustaksid. Sinihabe pani nii valjusti lõugama, et kogu maja värises. Vaene naine, silmad vees ja juuksed sassis, tuli alla ja langes mehe jalge ette. Midagi ei aita, ütles Sinihabe. Nüüd tuleb surra. Siis sasis Sinihabe ühe käega naisel juustest kinni ja kahmas teisega noa, et tal pead maha lüüa. Vaene naine pööras näo tema poole, vaatas talle kustuva pilguga otsa ja palus veel ühe hetke, et ennast koguda. Ei, ütles Sinihabe, usalda oma hing Jumala hoolde. Ja ta tõstis käe. Sel silmapilgul põrutati nii kõvasti uksele, et Sinihabeme käsi peatus poolel teel. Uks läks lahti ja sisse tulid 2 ratsameest. Haarasid mõõgad ja tormasid otsejoones Sinihabeme poole. Sinihabe tundis ära naise vennad, draguni ja musketäri ning andis jalgadele valu, et oma nahka päästa. Aga vennad olid tal nii tihedalt kannul, et said ta kätte, enne kui ta välistrepile jõudis. Nad torkasid ta mõõgaga läbi ja jätsid surnult maha.
Vaene naine oli peaaegu niisama surnud kui mees. Ta ei jaksanud tõustagi, et vendasid kaisutada. Tuli välja, et sinihabemel ei olnud pärijaid ja nii sai naine koguda vara endale. Osa varandust kasutas ta selleks, et panna oma õde mehele noorele aadlikule, kes teda juba ammugi armastas. Osa selleks, et osta kapteni auastmed oma vendadele ja ülejäänud selleks, et ise abielluda väga tubli mehega, kes pani teda unustama halvad ajad, mis tal oli tulnud sinihabemega üle elada.